Tere tulemast kõigile, nii neile, kes on kanali püsitellijad, kui need, kes on siin esimest korda. Ja täna ma näitan teile, kui kaugele olen ma jõudnud oma Dimensions Gold Collection Petite sarjas ilmunud kassipoe tikkimisega. Ja viimati, kui ma näitasin teile oma tööprotsessi, siis mul oli valmis tikitud sellest alumine pool. Ja rääkisin ka sellest, et alumine pool on mul tikitud nii-öelda valesti, ehk siis nii nagu ma tavaliselt olen harjunud tikkima. Ja ma tegin otsuse, et selle kassi ja tausta tikin ma nii, nagu näeb tootja ette ja disainerid soovitavad, et risti ülemine pool jääb siis mitte üles vasakusse, vaid üles paremasse nurka, mis läheb nagu selle kassipoja karvkattega, selle suunaga nagu hästi kokku. Ja ma pean ütlema, et selle kassi tikkimisega läks hästi kiiresti. Mul sai kuskil nädala ajaga terve kass tikitud ja ma kohe näitan teile. Kassi paegneb välja selline. Ma mäletan, kui ma tikkisin, siis ma alustasin nüüd siit siiapoole, sellepärast ma tikkisin parkimisega. Ja kui tavaliselt minu parkimismeetodi puhul töö liigub vasakult paremale, siis nüüd ma olin sunnitud kõik peegelpilti mõtlema, et töö liikus mul siis paremalt vasakule ja read seal sees vasakult paremale. Ma nagu mõtlesin, et sellega näen ma kurja vaeva, aga tegelikult vist paar rida ma pidin mõtlema ja ülejäänud läks nagu kuidagi täiesti valutult ja vaevatult ilma mingi pingutuseta. Ja hakkasin siis ma siit kassi käpakeste poolt tikkima. Ma mäletan kohutavalt ootasin, et millal ma need silmadeni jõuan, sellepärast, et need silmad on need, mille pärast ma selle komplekti ostsin. Kusjuures kassil on ju sinised silmad, aga tegelikult mulinee niidid on lillakate toonidega. Ja ma kogu mõtlesin, et äkki ma vahetan midagi sealt ära, sellepärast ma ei tahtnud lillate silmadega kassi. Aga ma pean ütlema, et kui ma olin ära tikkinud, siis nii kummaline kui see ka on, tõepoolest need silmad on sinised. Ja silmad ja siis juba tema nägu ja kõrvad läksid muidugi hästi ruttu, et siin on kõrvade tikkimisel olid hästi suured sellised värvilaigud ja midagi keerulist seal ei olnud, et need said hästi ruttu valmis. Ma algul mõtlesin üldse, et ma tikin ära siis kogu kassi kuni siis ja fooni lõpuni välja kõik. Aga siis ma mõtlesin ümber, sellepärast kass tikitakse ristpistes, aga foon on poolristpistes. Et ma jätsin selle fooni tegemise nagu ikkagi eraldi, kuna seal on ka teised värvid, eks ole, teine piste, et fooni tikin ma nüüd eraldi. Ma näitan teile, palju mul tikkida on. Tikkida mul, see on see, mis mul minu sellest skeemist järgi jääb. Ma lõikan siit tükid välja ja tükid panen töö peale siia, sellepärast, et ma tikin luubiga teda ja luubiga on minul selline asi, et ma ei saa teha nii, et ma tikin luubiga, aga skeemi vaatan luubi kõrvalt. Et ma pean nägema ka skeemi läbi luubi sellisel juhul ja sellepärast ma lõikan ta lihtsalt niimoodi tükkideks ja siis tükkide haaval tikin ära. See ei ole mul muidugi originaalskeem. Tegin ta skoopia, originaalskeemi mul läheb veel vaja, sellepärast, et siia tuleb veel nüüd kassi peale teha tikkpiste ehk siis backstitch ja coaching. Ma täpselt ei oska ütelda praegu, kuidas eesti keeles on. Aga selle ma teen hiljem peale seda, kui ma olen selle pildi ära peestnud. Ja järgmine kord siis ma näitangi teile oma tööd siis, kui mul on pool ristpistetest see foon ära tehtud. Ja siis on nagu pilt on põhimõtteliselt valmis tikitud, et jäävad ainult lisade detailid. Ja näitan teile ka, mis on järgi minu mulinee niidi tagavarast. Patsid punusin ma jälle ümber ja järgi on siis nii palju, et on osasid niite, mida mul rohkem tarvis ei lähe. Ja on neid, mida mul on kogu aeg see hirm, et mul ikka jääb puudu midagi. Sellepärast, et tikkisin ma kassi parkimismeetodil seda fooni ma parkimismeetodil ei tiki, sellepärast kui nüüd seda skeemi vaadata, siis on näha, et siin on sellised suhteliselt suured ja loogilised värvilaigud pool ristpistest tikkida. Ma arvan, et see läheb suhteliselt kiiresti. Soovitatakse, eks ole, pool ristpistest tikkida, aga mina tahaksin, kuna siin on see probleem, et pool ristpistest tikkides hakkab ta
kiskuma seda pilti viltu sealt ülevalt. Loomulikult see ei ole probleem selles mõttes, peale pesemist ja aurutamist ja triikimist ja raamile tõmbamist on võimalik kõik ära korrigeerida. Aga ma tahaksin tegelikult tikkida teda kobeläänis. Sellisel juhul läheb mulineeniite rohkem ja sellisel juhul ma ei ole ka kindel, kas neid jätkub. Et ma nüüd natuke mõtisklen, vaatan palju mul mulineed, mis värvi mul järgi on. Aga ma mõtlesin, et ma ei hakka muretsema enne, kui tõesti midagi ma näen, et nüüd on 10 sentimeetrit mulineed järgi ja rohkem mul ei ole. Et siis ma hakkan mõtlema, mida edasi teha. Teoreetiliselt on nii, et Dimensions saadab, kui neile kirjutada, siis nad saadavad puudu olevad niidid koju. Nii nad lubavad ja ma tean, et nii nad ka teevad. Loomulikult ei saa seal küsida nagu umbes poole tööjagu niite, aga üksikuid niite peaks nagu saama, kui tõesti juhtub, et jääb midagi puudu. Ma jätkan tikkimist, ma ei oska ütelda, kui palju mul läheb aega. Et selle kassi tikkimisega läks küll hästi ruttu. Kuna ma tohutult nautisin seda protsessi, siis selle kassi ma tikkisin valmis nädalaga. Arvestades seda, et mul on põhitöö ja lisaks õhtuti on mul trennid. Iga päev mõni tund tikkimist ja kass oli valmis. Ma kohutavalt nautisin ka seda, sellepärast ta läks nagu lennates. Ja Dimensionsi skeemid on nii läbi töötatud ja loogilised, et seal lähebki ruttu ja kui sellest mitte ainult skeemid ei ole neil läbi töötatud, vaid näiteks need samad papist organisaatorid, et kui on sarnased värvitoonid, siis nad on ka, mitte ei ole kõrvuti, et kogemata võtad valesti, vaid nad on täiesti erinevad nende lehtede peale pandud, et tõesti on mõeldud, need on suht sarnased toonid, eks ole siin ja et nad on tõesti mõelnud sellele, et meil likkijatel oleks hästi lihtne ja me ei peaks vaeva nägema, vaid saaksime nautida iga seda pistekest, mis me teeme. Ma jätkan siis nüüd oma tööd ja ma arvan, et nädala või 2 pärast ma teen sellele videole järje. Te ei pea ootama mitte nädalat või paari, vaid te näete juba minu valmis tikitud pilti vähem kui minuti pärast, sest ma panen selle kokku ühte videosse. Möödunud on nüüd vähem kui nädal ja nagu te näete, on mu töö kõvasti edasi edenenud. Nimelt on mul tikitud ristpistes ja pool ristpistes terve pilt, aga see ei ole veel valmis pilt. Kohe pärast seda, kui ma olen video tegemise lõpetanud, võtan ma ta raamilt maha, lähen pesen puhtaks, triigin ära ning siis tõmban uuesti raamile, teen tikkpiste ning coachingu, mis eesti keeles peaks olema nöörpiste, pistetega kinnitatud mulineelõng töö peal. Jah, et ma esimest korda kasutan praegu sõna mulineelõng, sellepärast ma otsustasin ikkagi seda, et ma pean endale tegema selgeks, kuidas on need täpsed eestikeelsed nimetused, nii pistetele kui kangastele. Ja võtsin raamatukogust rida raamatuid, mida ma nüüd tudeerin. Ma katsun igas videos siis kasutada neid õigeid väljendeid. Eelmine kord oli mul siis tikitud see alumine pool sellest ning kass ja ma tegin nüüd edasi fooni ja foon on tehtud siis nii-öelda pool ristpistetega. See tähendab seda, et see töö edeneb 2 korda kiiremini kui ristpiste tikkimine. Sellest on vaja pool ära teha. Ainukene asi, mis mul aega võttis, oli see otsustamine, et kuidas ma enda jaoks lahendan selle pool ristpistetega tikkimise. Ja see otsusele jõudmine võttis päris palju aega ja proovisin 3 varianti. Esimene variant oli, konkreetne siin ruut paistab välja, on tikitud parkimismeetodil. Mulle iseenesest meeldis see, et need pisted on hästi ühtlased ja see ruut on sellepärast siin, et parkimismeetodiga tuleb välja, et need poolristpisted liibuvad hästi konkreetselt siia kanga külge. Seejärel ma tegin otsuse, et prooviks ikkagi värvide järgi tikkida ja ma tikkisin siis nii, et tagumine pool jääks ilus, see tähendab ainult pool ristpistetega. Aga mulle ei meeldinud see tulemus, et nad ei ole, mul ei tulnud nad ühtlased, mul ei ole nad ka täiesti niimoodi diagonaalised, mõni on natuke rohkem, mõni vähem. Ja siis ma otsustasin sellest variandist loobuda ja edasi ma võtsin kasutusele siis selle variandi, et ma tikkisin küll värvide järgi, aga ma tegin ühe rea siis pool ristpistes, teise reana tagasi tulles tegin ma kobeläänis.
välja näevad pealtpoolt need pisted täiesti ühtemoodi, et vahe on selles, kuidas sa seda teed, see tähendab tagumine pool jääb erinev. Ma lugesin just praegu siin käsitöö entsüklopeediast, et ei soovitata siis vahelduvalt teha poolristpistet ja siis seda gobelääni või seda petiiti. Sellepärast, et need read jäävad erinevad ja ta ei jää ühtlane. Minul seda probleemi ei tekkinud ja sellepärast ma nii ka tikkisin töö lõpuni. Et kellel see probleem tekib, siis loomulikult seda varianti kasutada ei saa. Minule sobis, et kõige olulisem tikkimise puhul on see, et ei ole õigeid ja valesid variante, vaid on see variant, mis mulle sobib. Edaspidine töö läks mul hästi kiirelt, 3-4 päeva ja on valmis. Et loomulikult minu jaoks endiselt see värvide kaupa tikkimine on probleemne, mul on siin päris mitmes kohas ma harutasin ja päris mitmes kohas jätsin ma harutamata ja tegemist on fooniga, siis ma arvan, et see ei ole midagi kriminaalset, sellepärast et ega siin erilist vahet ei ole üks piste siin või seal. Et oleks tegemist nagu selle kassi tikkimisega või selle tekiga, siis ma oleks kindlasti üles arutanud. Kui ma nüüd seda tulemust vaatan, siis mulle see kass meeldib isegi vaatamata sellele, et tal ei ole detailid veel kõik tehtud. Ta on selline, praegu ta paistab selline hästi armas, selline pehme, nagu oleks akvarellidega joonistatud. Mulle meeldib ta ka sellisena, aga jah, siia juurde siis tulevad sellised karvad, silmad, suu, siia kõrvade juurde tulevad karvakesed ja see tekk. Et siia tuleb jah rida detaile peale teha. Aga praeguseks on kõik, kui teile meeldivad tikkimisvideod, siis pange like videole, mul on väga hea meel alati selle üle. Kui te tahate veel käsitööalaseid videosid näha, siis tellige Tiina Pelli kanalit. Ja soovin teile edu, soovin teile palju ilusaid tikkimistöid ja kohtume järgmises videos.